liiva. Tõmba natuke sealt poolt veel. Kaugele see auk läheb. Ei tea, kuidas siit veel kaugele siit kaevama peaks või tegelikult ennast? Nüüd see vundamendid rajamissügavus kuskil on teada, palju see on ruumis. Me saaks võtta seest aknani, eks siit võtta ära või maksas. Jah, aga kas ta peaks äkki siit poolt võtma? Seal ühe kopa laiuse kõik veel sealt tuuda võtta. Aga sealt sügavamale veel on ju. Sest kui see traktor läheb, ta läheb siit pingi seda maja seinad. Traktor saab ka juba uue maja oma seegi saab kõrvalt kaevata, eks ole. Ta ei tea enda tsentrist kaevama, et ta põhimõtteliselt kaevama seda hagi jääb. Kui baasi seda. Eriliselt kitsa koppa saad otsa pannud mees. Kuskilt kaablipaigaliselt tulnud või? Liiv on välja tulnud, et ikkagi on näha, et see on niisugune... Liiv tuli siit päris alt. Tegevuslik värk olnud. Ja tundub, et see on kõik siuke täide siin, et ta ei ole nagu seotud pinnas kihtidena. Mida ma arvan, et väga täpselt seda pauku tehtud, kui see lõhkamine oli vanasti puumeetrit ei olnud, kui lõhkamine meetrid, eks ole. Ja EMV tegi vundamendi, EMV oli endal lõhki aastat ka, et ma oletan, et oli, see vennad panid siin laengut sisse, panid väike kõmak ära ja päevasti välja. Sellist nagu lõhkamise järgseid lahmakaid ka nagu siit võib leida seest praegu. Aru saan. Kuskil 1,60 meetrit on kaevukõrgusmärkide järgi see vahe. No praegu siin on üle 2 meetri aukima ja vesi tuleb sisse, nii et järelikult see on juba enam-vähem see tasapind, mis kui ta puhastaks selle sealt välja, ma arvan, et see ongi ära sügavamaks mine, puhasta see nurk välja siit. Vaatame, mis siit on. pinnal, mis jääb maja seina ja selle kaeviku vahel, see välja vahetada liiva vastu. Sest kui see tõesti tülliga paistab, siis ta on, tõmbab seda, tõstab niiskust nii palju üles alt ka isegi alt treenitud asja. Savi, sõltub olukordadest, aga savi on kui 2 meetrit tõsta, kapilaartõuga. Ütleme, sealt ei tule muidugi vetta, lihtsalt siis on märg niiske ja rõske see sein. No jaa, aga seda ma ei tea, kas siit rõdude alt näiteks seda sealt kätte ikka. Seda on nagu keeruline saada. Sama tasemel, kui praegu kokku on, et praegu sees, siis ega me, kui me sellest veestki lahti saame, on selles mõttes, see on nagu seal vist on nüüd näha, et on see naturaalne kihiline pinnas. Üks kopamegest isegi kühida, kuidas ta tunneb. See on 1,5 meetrit kuradi vundamendist. Siis jääb ainult see, et kui sügavalt on vundamendi taldmikust läinud, et see varu peab ikkagi reeglina paarkümmend senti vundamendi tallast allpool olema.
või no pigem keldri põrandas. Keldri põrandas. Ta oli jah pandud põrandas. Ja siis kalde tõttu ta erineb. Vihmauss elab nii sügav. Aga sellest peaks piisama küll. Ei, täiesti, see on piisav jah. Kunagi ei saa välistada, võib-olla kuskil mingi jõudse, kui sirge tahma nii edasi, aga ma arvan, et selles mõttes laius. Aga ma toon lindi siis ja teeme pillid nii, et lindid peal on ja sul on autos lind või? Jah, ja siis sajame kinni. Muud ajame kinni, siin on pahtikott, ma käisin vaatama, mis sai seal. Tollal oli see majaehiskombinaadi maaletav, et tekkis kilekoti pahtiga. Ja läbi pumba pritsiti need seegad ja laed üles. All juba jah. Ära sügaval mine. No siin on pehme, aga seal on juba kõva on ju. Ja. Ma võin, on sul fotokas? On küll jah. Meeter 50 võtab siia ja siit, ütleme keldripõrandast veel. Siia võib lisada küll mingi 15 senti juurde. See võiks kontrollimõõtus ära teha. See meeter 50, see umbes ongi praegu see keldripõrand.